2027. aasta esimeseks kvartaliks peaks Eesti 4 suurema linna ja idapiiri kohale kerkima statsionaarse tehnikaga droonimüür, mis on eelkõige mõeldud korra tagamiseks rahuajal, näiteks salakaubavedajate või lennuliiklust segavate droonide takistamiseks. Esmase võime ülesehitamisele kulub umbes 20 miljonit eurot, millest osa moodustab Euroopa Liidu rahastus. Välja hakkab see nägema sellisena, et idapiirile tulevad siis erinevad seireseadmed, mis erinevatel lennukõrgustel ja erinevatel tehnoloogiatel põhinevaid droone siis tuvastavad ja sama ka suuremates linnades. Ja loodame juba esimesed uued seirepildid järgmise aasta jooksul enda jaoks nähtavaks teha, mille peal saab hakata ka võib-olla paremini reageerima. Kaugseire võimekuse tähtsust sisejulgeolekus rõhutab Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu, kelle haridusasutuse teadurid valdkonna arengusse ning töösse panustavad. Üks asi on droonid lendavad, teine asi on kogu see andmepool, andmete korje, andme lahti mõtestamine. See on kindlasti asi, mis vajab väga palju just teadlaste ja teadust abi. Siin on ka koostöö ettevõtetega, et arendada ettevõtete sensoreid, tehnoloogiaid, et Eesti ettevõtted oleksid selles küsimuses veel konkurentsivõimelised ja Eesti ettevõtted on väga tublid, nii et meie lööme siin ka kindlasti kaasa. Nii toetame ametkondasid kui ka toetame siis ettevõtteid. Füüsiline idapiir, mille valmimisest on pikki aastaid räägitud, valmib varem kokkulepitud mahus tänavu. Hiljem plaani lisandunud lõigud kaetakse 2027. aasta lõpuks. Koalitsioonileppes puudub punkt, mis käsitleks sisejulgeoleku eest vastutavate inimeste palkasid. Siseminister Igor Taro sõnul lepitakse uued palgad kokku riigieelarve kõnelustel. Me ei saa eelarvet mingis osas teha enne eelarveprotsessi, et iseenesest see ongi väga mõistlik, et kui me hakkame eelarvet kõnelema, siis me võtame kõik need võimalused ette ja siis teeme selle tervikliku kokkuleppe, mitte niimoodi, et kellegi Peetri kotike süüakse enne tühjaks ja siis minnakse siis vaatame, kuidas igaüks hakkama saab. Laiapindse riigikaitse kontekstis tõi Taro välja näiteks bürokraatia vähendamist siinsetele relvaomanikele, inimestele, kes on valmis Eestit oma relvaga vajadusel kaitsma. Sedasi loodab Taro kasvatada kodanike usaldust riigi vastu. Riik peab jällegi näitama austust potentsiaalse riigikaitsja suunal, et viimane oleks motiveeritud püha kohustust täitma. Inimesed, kes on juba pädevaks relvaomanikuks näiteks tunnistatud, et siis nende jaoks mõned protsessid muutuksid lihtsamaks, mõned topeltprotsessid, topeltkontrollid jääksid ära. Mõned sellised tarbetud regulatsioonid veel, mis hetkel piiravad relvaomanikke, näiteks ei tohi, ma ei tea, inimestele võivad leivad ühes kapis olla, aga kui neil on samasugused relvaload ühes peres, siis neil relvad näiteks ühes kapis ei tohi olla, siis see võib üks küsimuse koht, et kas see nii peab olema või ei pea. Relvastuse osas saab täiendava varustuse ja sõjalise väljaõppe piirivalve, mis võiks kriisi olukorras reageerida vastase suunal kaitseväega võrdse jõulise vastusega. Me oleme siis kuulipildureid oleme soetamas ja oleme soetamas ka tankitõrjerelvi. Selle suund on ikkagi ennekõike siis soomustatud vahendite läbistamiseks, et peatada siis juhul kui keegi teisel pool piiri peaks osutama meie juurde ootamatult külla tulla.